Mul on hea meel, et oled sattunud vaatama seda videot ja leidnud mu kanali. Pensionärina olen otsinud juba mitmeid aastaid paremaid lahendusi oma tervise turgutamiseks ja olen jõudnud oma otsingutes Hispaaniasse. Sattusin leidma fantastilise koha Hispaanias, Torrevieja linnas. Ja võin tunnistada, et olen antud kohta täielikult armunud, sest minu meelest on tegemist maapealse paradiisiga. See kaunis koht kannab nime Lago Jardin. Tegemist on kohaga, mis ühelt poolt pakub silmailu, kuid teisalt aitab selles kohas pikemalt viibimine kaasa ka tervise paranemisele, sest vaid mõnesaja meetri kaugusel asub tervistava mõjuga suur soolajärv, Laguna Rosa de Torrevieja. Rahulik jalutuskäik selle järve äärde võtab aega vähem kui 10 minutit, ehk siis see on tõesti väga lähedal. Ühest küljest on kasuliku mõjuga näiteks hingamisteede vaevuste all kannatavatele inimestele, kui ka oma soolatoodangu poolest, mis on Euroopa mastaapides märkimisväärne. Siinsetest soolajärvedest ammutatud sool jõuab ka mujale Euroopasse ja kindlasti ka Eesti elanike köökidesse ja sealt toidulauale. Nüüd aga natuke lähemalt mu elupaigast, Lago Jardinist. See on koht, mille 90. aastate alguses asutasid soomlased, rootslased, britid ja mõnede muude rahvaste esindajad. Siia kunagise mõisa maadele lasksid nad ehitada ridaelamud, mis oma klassikalise hispaaniapärase stiiliga rõõmustavad nii selle elanikke kui ka pakuvad silmailu külalistele. Korterid pole just väga suured, kuid neid on erinevate põhiplaanide ja suurustega. Mõned neist korteritest on läbi 2 korruse ja isegi katuseterrassiga variante on olemas. Ja samas ka alumise korruse bungalod, millel on küllalt suured piirdega eraldatud terrassid, mille elanik võib ise oma maitse järgi kujundada. Istutada lilli ja muid taimi. Soovi korral võib siit leida endale sobiva suurusega ridaelamu korteri, kas siis üürimiseks või miks ka mitte. Kui on soov siin pikemalt pensionipõlve veeta, siis võib korteri ka osta, selleks et siin püsivalt elada. Majade vahel on kaunid siseaiad, mille keskel paikneb purskkaev. Muruväljakud, hekid ja kaunilt õitsvad lilled on siin alati hästi hooldatud. Üheks tähtsamaks elemendiks Lago Jardinis on suur basseiniala selle juurde kuuluva kohvikbaariga. Samuti on siin soovi korral võimalik mängida tennist või lihtsalt jalutada ringi ja nautida kõike seda ilu, mida Lago Jardin pakub. Kohalikud elanikud on ka omal ajal lasknud ehitada väikese pühakoja, kus aeg-ajalt peetakse jumalateenistust ja igal täistunnil
kostuvad pühakoja kellalöögid, mida on kuulda ka pisut kaugemal. Lago Jardin on veel kuulus oma vahetus naabruses asuva suure apelsiniistanduse poolest. Apelsinid valmivad 2 korda aastas ja praegugi detsembrikuus on järjekordne saak valmimas. See ala siin kuulub Valencia piirkonna alla, mis on laiemaltki kuulus nii apelsinide kui ka mandariinide ja muude tsitruseliste kasvatuse poolest Hispaanias. Kuna jõulupühad on lähedal, siis ka Lago Jardinis võib märgata, kuidas kohalikud elanikud on kaunistanud oma majade fassaade ja bungalode terrasse. Ka siin oodatakse jõulu ja aastavahetust. Ainult et põhjamaise jõuluajaga harjunud inimesena on mul siin jõuluajaga seoses üsna omapärane ja hoopis teistsugune tunne kui seal kaugel Põhjamaal. Lõpetuseks soovin ka teile kauneid ja rahulikke jõulupühi ja mõnusat aasta lõppu. Loodetavasti sulle see video meeldis ja andis parema ettekujutuse ühest Hispaania kaunimast kohast. Või see on muidugi minu isiklik arvamus, sest olen sellesse kohta omal moel lausa armunud.